Paljude inimeste hirmud on sageli kujutlusvõime sünnitised, mitte reaalsed ohud. Inimese meel on võimas tööriist, mis suudab luua elavaid ja tihti ka hirmutavaid stsenaariume, mis tavaelus ei pruugi tegelikult kunagi aset leida. Psühholoogias on hästi teada nähtus, kus inimesed kalduvad muretsema asjade pärast, mis ei ole reaalsed ega tõenäolised. Selle tulemusena põhinevad meie hirmud väärarusaamadel ja ekslikel oletustel. Üks põhjuseid, miks me nii kergesti hirmudele allume, on evolutsiooniline. Meie esivanemad pidid pidevalt olema valvel võimalike ohtude suhtes, et ellu jääda. See tähelepanelikkus aitas neil vältida kiskjaid ja teisi ohte. Kuigi meie tänapäevane maailm on palju turvalisem, on meie aju jäänud selliseks, et ta näeb ohte seal, kus neid tegelikult ei olegi. Näiteks võib keegi karta avalikku esinemist, sest ta kujutab endale ette, et teda mõistetakse hukka või tehakse naerualuseks. Tegelikult on aga enamik kuulajaid sõbralikud ja mõistvad. Teine oluline aspekt on, et meie mõttekonstruktsioonid on sageli alateadlikud ja automaatsed. Me võime teatud olukordades kogeda hirmu ilma, et teadvustaksime, miks see nii on. Näiteks võib inimene tunda ärevust enne lennureisi, sest tema alateadvuses seostub lendamine automaatselt ohuga. Isegi, kui ta teab ratsionaalselt, et lendamine on üks turvalisemaid transpordiviise. Kujutlusvõime suudab luua igasuguseid kujutluspilte, ka selliseid, mida me ise pole kunagi kogenud, aga oleme näinud või kelleltki kuulnud. Meie aju aga ei tee vahet, kas see on reaalne kogemus või lihtsalt väljamõeldud lugu. Seeläbi võivad hirmud aga paisuda oluliselt suuremateks ja reaalsedmateks, kui nad päriselus tegelikult oleks, ning seetõttu põhjustada tarbetut stressi ja ärevust. Näiteks võib keegi karta, et tema majale kukub meteoriit, kuigi sellise sündmuse toimumise tõenäosus on äärmiselt väike, siis sellisel viisil hirmu tundmine ei ole mitte ainult ebavajalik, vaid see võib ka takistada inimeste elamast täisväärtuslikku elu. On ka hirme, mis baseeruvad osaliselt tõelisel ohul, kuid mida on liialdatud meie mõttekonstruktsioonide poolt. Näiteks võib keegi karta koeri, sest teda on kunagi koer hammustanud. Selline hirm võib muutuda irratsionaalseks ja muutuda nii sügavaks, et inimene hakkab kartma kõiki koeri, isegi kui enamik koeri on sõbralikud ja ohutud. Selliste hirmude ületamiseks on oluline teadvustada, et meie mõtted ei ole alati tõde. Kognitiivse käitumisteraapia üks peamisi eesmärke on õpetada inimesi oma mõtteid ja hirme kriitiliselt analüüsima. Terapeudid aitavad klientidel mõista, kuidas nende mõtlemine võib moonutada reaalsust ja kuidas selle muutmise kaudu saab vähendada ärevust ja hirme. Kokkuvõttes võib öelda, et meie hirmud on tihti mõttekonstruktsioonid, millel pole reaalsusega mitte mingit pistmist. Kuigi need võivad tunduda väga tõelised, on oluline meeles pidada, et meie mõtted ei ole alati objektiivsed ja neid saab muuta. Hirmud, mis põhinevad meie kujutlusvõimel, võivad meid piirata, kuid nende teadlik analüüs ja mõistmine aitavad meil neist vabaneda ja elada rahulikumat ja täisväärtuslikumat elu. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!